Mis sina arvad, kas see elektritarbimist saaks katta vaid päikese- ja tuuleenergiaga? Tere! Olen Reili Kuhi-Taalfelt. Olen õppinud Tallinna Tehnikaülikoolis elektroenergeetikat ning töötan samas ülikoolis elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi vanemlektorina. Elekter on rohepöörde selgrooks. Rohepöörde keskseks ideeks on kõigi majandussektorite energiatarbimise üleviimine elektrile ning elektri tootmise täielikult süsinikuvabaks muutmine. See tähendab aina kasvavat elektritarbimist elektriautode ja soospumpade suureneva arvu tõttu. Selleks on vaja Eestisse rajada uusi elektrijaamasid ja elektriliine. Elektrisüsteemide kõige olulisem reegel on, et igal ajahetkel peab elektri tootmine võrduma tarbimisega. Kui lülitad sisse mõne seadme või paned põlema valgusti, tuleb elektrijaamas suurendada koheselt toodangut. Suuremahulise päikesest ja tuulest elektri tootmisel hakkab aga elektri tootmine sõltuma ilmastikutingimustest, mitte sellest, millal soovime elektrit tarbida. See seab elektrisüsteemile suure väljakutse. Igal ajahetkel ei ole võimalik Eesti elektritarbimist katta vaid päikese- ja tuuleelektriga, kuigi ressurssi oleks selleks piisavalt. Teatud ajahetkedel toodetakse elektrit oluliselt rohkem, kui me vajame, ja siis oluliselt vähem. Päikesepaneelide ja elektrituulikute toodang küll mingil määral täiendavad teineteist, kuid siiski jäävad lühemad ja pikemad perioodid, kus päike ei paista ja tuul ei puhu. Nende toodangu tasakaalustamiseks kättesaadavad lahendused on hetkel väga kallid. See muudab meie elektrihinna väga muutlikuks. Optimaalse lahenduse leidmine tarbimise katmiseks on keerukas ülesanne, kus sisendid pidevalt muutuvad. Otsida tuleb lahendust, mis tagaks elektrivarustuse igal ajahetkel mõistliku hinnaga ning keskkonnasõbralikult. Igaüks saab aidata Eesti elektroenergeetikat selle suure väljakutse lahendamisel. Kasuta elektrit säästlikult, tarbi elektrit soodsama börsihinnaga tundidel ja väldi tiputunni ajal suuremahulist elektritarbimist. Paigalda oma kodukatusele päikesepaneelid. Millise uue elektrijaama rajamist sinu kodu lähedale sina pooldaksid?